No vaat, me oleme nüüd Põhja-Tallinnan Karjamaa linnaosan ja see siin on Kopliine kivist lehm. Ja ma käudas lehmäkesest ega päiv nii kõrrapaar müüda hummaku tööle, õdaku tagasi. Ja siis ta tuletas mulle Võromaa latsepõlve miilde. Kui ma sääne väikene oli, siis meil käve kah kolhoosi kari käve taretaade kokku ja omal oli lehmä ja nüüd tuli aigalt välja laske ja siis mul on meelen, kui ma ükskord oli hirmsale hädän, et lehm oli vaja karja laske, aga kedagi suurt inimestes ole käeperi ja siis ma ukardi seal lehmämann ja kuikinas küünüsi ja kaalamannukostu lõkatsol, mis oli vaja valla päästä. Ja siis lehm kaijumi sääneste lehmäl oma väega ilusa silme, oma ilusad ja suuri silmiga mulle otsa ja visas niimoodi küll üle maaha, nagu ta Kopliine siin. Ja no siis ma pässi siia lehmä kaalamannut ei tuu lõkatsi valla, las see lehmä karja. Pärast, kui suure tulli kodu, mamma kai mulle otsa küüsse, et oot, kuis ta lehm välja sai. Ja siis ma ütli, et ma esi laskse. Ega mamma tuud päris hästi ei usu. Aga siis ma sai talle tõnekord ette ka näüdada ja siis oli alati teeda, et kui ma lauta tule ja midagi oli vaja, siis lehmäkene visas hinnast küll üle maaha. Lehm on selline suur ja sõbralik elle ja kui ma kuuli lätsi, siis oli vaja kirjutada kirjand, et kelles sa saiad tahat. Noh, ma ei mõista kelleski tahta, mulle lehmä miildu ja ma kirjuti, et ma taha nüsjes saia. Õpetaja kutse mu siis kõrvale ütel, et kaeku sa tõnekord kooli kirjandit kirjutad, ärsa nii tekku, et kirjuta midagi säänest peenembät, et ütle, et sa tahad zooloogis saia. Ma ei tea, mis tuu sõna tähend edimse klassi latsi, siis ma kirjuti. No pärast ma sai teeda, et tuu tähendas eläjaid ja uurmist ja elu on läinud nüüd niimoodi, et ma nagu rohkem puurid oda, kui katejalgse eläja hinnast ümbre või kui hinnast üllen pideva ja kui muudu määntse neid ja kombe oma, et nii vähem veidukese neljajalgsete ummi. Aga tuu on jah väga ansjak, et ka tuled siia Tallinnahe ja elad säänsel kivikarbin ja õks on sul lehmäkene tare takan.